siin, olen garaažis ja nagu eelmine kord sai öeldud, et alustame seda videot siduriga. Ma kasutan oma autol siis Tenaki 240 mm topelt kettaga sidurit. Seda ma ostan siis Badass Partsist ja tulemus on selline, et see sidur on tegelikult nagu ülihea, aga siin on väiksed modifikatsioonid, mida saab teha, et see oleks veel parem. Ja probleem on selles, et sidur läheb tasakaalust välja peale igat siduri vajutamist. See ei väljendu otseselt siis autosõidus, aga see kindlasti ei ole pööraval ajamil mitte kuidagi kasulik seal mootoris. Ja ma näitan, mis siin on siis probleemiks. Selle probleemi tegelikult tõi välja mulle järjekordselt Soome mees Samuli, et ütles, et kui sa juba siduri alt maha võtnud, siis võta see lahti ja vaata, kuidas tehtud on, et kas see on sama viga või mitte. Teema on siis selline. See siin on survevedru ja seda juhtivad puksid on liiga väiksed. Ehk siis see vedru saab liikuda külgede peale ja samamoodi ülevalt ja alla. Aga see üles ja alla liikumine tähendab peale igat siduri vajutust, võib see vedru jääda suvalisse asendisse ja see tähendab, iga kord tekib meil siis uus asend sidurile, siduri vedrule selle siduri korvi sees ja see on balansist väljas. Ehk siis ükskõik mille moodi selle siduri alguses ära balansseerid, siis tulemus on see, et peale igat siduri vajutust see asi muutub. Nüüd me oleme teinud ühe treieliga koos siin väiksed muudatused. Ma tõstan siit selle survevedru välja, seal on pollitav vedru ja me tegime väga lihtsa asja. Need samused puksid, mis siin nüüd poel on, tegime tunduvalt suuremaks. Et kui need nüüd ära paetame välja, näeme, et see vedru enam ei loksu. No nii, ja nüüd paneme siis selle survevedruse tagasi ja tegelikult nüüd see liikumismaa võrreldes sellega, mis enne oli, on põhimõtteliselt kadunud. No praegu annab ta liikuma tänu sellele poldid on aukus pingutamata, aga ülilihtne asi, mis küll ei anna meile sidurile tegelikult jõud nagu tõmbetugevust, vaid hoiab seda balansis ja hoiab seda siis siduri korvi keskel. Nii et ma laon selle nüüd kokku ära ja siis hakkan seda auto külge panema. Panin siduri kokku ja mootori külge ära. Nüüd on veel kinni vaja pingutada. Aga milline see kahekettel sidurus välja näeb on selline, et siin on 2 seda siduriketast. Üks on noorratavastas, siis on vaheplaat, siis on veel üks siduriketas, siis on surveplaat. Selline see kombo siin on. Päris suur ürakas teine, aga päris hea ka. Nii et pingutan newtonmeetriga veel siduri korvi poldid ja siis võib selle võlli siit välja tõmmata. Tegelikult võib ju praegu, aga ma võtan selle, siis ka on ära pingutatud. Ja siis on sidur koos tagasi, siis tõstan kasti otsa ja siis lähen magama vist. Aitab küll tänaseks. Jep, läks veits teisiti, enne mõtlesin, et lähen magama ära. Siis mõtlesin, mis see paar asja teha on. Tulemus on selline, et see mootor on siin peal. Mootori käpad on kinni, sillatala on kinni. Ja eks ma hommikul alustan siis siit järgnevate asjadega ja proovin tegelikult nii palju kokku panna, et me näeks seda õlirõhu asja.
ja siis hakkan alles ülejäänud asju kokku panema. Nii et vaatame, kuidas homme minema hakkab. Siin on uus päev alanud ja ma olen veits asju ära teinud. Tegelikult päris palju, sest et mul ei olnud aega. Homme on pühapäev või nüüd juba on pühapäev, kell on mingi 00:20. Auto on vist valmis siis Pärnu rajapäevaks, ehk siis 3. aprill on seal siukene koht päev, kus saab drifti autoga Pärnus sõita Porsche ringil ja ma olen auto kokku pannud, aga mul ei olnud aega filmida, sest tegelikult mu aega on suht piiratud olnud. Ja ma pidin suht kiirelt kõik asju tegema, et tulemus näeb välja siis selline. Väga palju asju on siin tehtud nii, et vanade lahendustega, mida ma tahaks ringi teha, aga praegu on kõige olulisem on siis teada, et mootori töö oleks korras ja siis võiks hakata asju ringi tegema, et siin on, mis mind häirib, on siin ninaraamis mitmed erinevad detailid, aga hetkel nad püsivad koos ja on tugevasti kinni, nii et need ei ole hädavajalikud, kuid nendega peaks tegelema. Lihtsalt, et see saaks uuesti ilusam, sest praegu on ta ikkagi lipi peal, et see ei ole ilus, nii et vajab muudatusi, aga üldpilt on nii, et ta läheb käima, kõik asjad töötavad, lihtsalt proovinud veel ei ole sõita ja ma tahaks siis homme võtta selle auto kaasa või täna, et vaatame, kuidas sõidab ka. Uus hommik on käes ja olen garaažist tulnud. Pakin siin asju kokku, drifti autot, panen valmis siin viimseid, ma ei tea, mis iganes asju siin kokku on vaja, koristan veits. Varsti peaks jõudma Firo ja Keio, siis hakkame autosid reila peale pakkima ja paneme ka asjad peale. Mul on veel teha 4 ratast valmis ja kui need on tehtud, siis tegelikult ma võin hakata pakkima vaikselt juba. Aga seniks vaatame, kuhu me jõudma hakkame. No nii, olen Pärnus päris palju juba sõitnud. Ma olen auto juba treila peale pannud, aga ma just tähendame maa tagast, et me leidsime bussist veel rehve. Praegu teeme siis 46-le uuendustööd, et paneme ka uued rattad ja siis saame Firoga ka sõita ja siis ma teen. Ja siis ma teen 36 ka veel paar ringi, et vaatame siis, mis meil edasi läheb. Error on plantsa kadunud. Pole kõrval. Velja küljes. Ei ole.
päris hull päev. Lõpuks mõlemad autod sõidavad. Me tegelikult 46 tääbi ei saanudki tööle, aga eks me ei näinud tempe ja värke. 36-ga tõppasime veel viimased rehvid peeneks, 46-ga tegime sama asja. Hakkame oma killavari kokku erima ja lähme siit minema, aitab küll tänaseks. Edasi 36 on seal, 46 on siin. Ja tegelikult siit taks lahe oli. Ma ei tahtnud seda sõna välja öelda. 46 on välja kapoti alt siuke. Ja auto ei läinud katki minuga koos sõites. Oba, kuulge poisid, siuke asi juhtus küll. Et kui Keijo istub alati mu autosse, see läheb katki. Täna istus meie uute autosse ja see ei läinudki katki. See on hea märk, see kestab järelikult. Ja Firo teeb mingit tähtsat videot seal. Ta arvas, et on piisavalt lühike, et peab ikka rataste peal olema. Kui me juba Pärnus oleme, siis siin on üks kohustuslik asi kõikide turistide jaoks. See on seal selja taga, see on Stefani pitsa. Nii et me läheme nüüd, teeme rahuliku söögi üle pika ja siis hakkame sõitma kodu poole. No Firo, mis näljatunne on? Suur nälg on. Joo. Stefan ootab. Jep, me läheme sinna, aga seal sees ma ei hakka enam filmima.